Hei, panin endale prillid pähe, sest siis ma tunnen targem. Anyway, eile oli siis saade Su mees on möku. Ei, mu mees on möku ja minu mees ei ole möku, sinu mees on möku. Seal olid väga head pointid, Anu Saag ja Merki Nool ja kõik. Ma saan absoluutselt kõigiga nõus olla, Epp Kärsinuga ka muidugi. Aga omalt poolt lisaksin sinna juurde, et mökud ei teki ainult niimoodi, et üle hoolitsetakse. Kui liiga vähe hoolitsetakse ja nunnutatakse, siis juhtub ka sama asi. Et kuldne kesktee on kõige õigem lahendus. Ja mökude kohalt, mis ma tahaksin öelda, et ma tean väga palju selliseid. Ma olen väga paljude sellistega suhtes olnud. Lauri, Kaldo! Nähtamatu mees on linnas jälle, väga vabandan. Ja kuna ma olen ise selline hästi hoolitsev, siis ma arvasin, et mulle meeldib selline asi. Samamoodi nagu ma arvasin, kui ma olin ka halbades suhetes, kus täiesti halvasti koheldi. See ei tähenda, et nad ei võinud mökud ka veel lisaks olla. Aga et arvasin, et see ka on nagu okei. Siis ma ei tea, millest ma räägin enam. Ma hakkasin mõtlema praegu lihtsalt, et ei taha rohkem, ei taha ei halba meest, kes halvasti kohtleb, ei taha ei mökut, veel vähem tahaks meest, kes on nii möku kui ka kohtleb lisaks halvasti. Seda tahaks veel vähem. Kõik nad on läbi proovitud ilusti midagi. Ühe hea asju ütlen mökude juurde ära, et tänu sellele, et te eksisteerite, oskan mina ise kappe kokku panna, ukselinki vahetada, silikoonitada, miljon muud asja. Sellepärast, et keegi pidi need asjad ära tegema. Arvutit oskan puhastada, parandada. Ja telefoni ja ma ei tea, mida kõike veel. Nii et aitäh teile, et te olemas olete. Õnneks ma olen nüüd sellises suhtes, kus ma ei pea enamus asju tegema, mida mehed võiksid osata teha. Aga see ei tähenda, et ma vahepeal neid siiski ei teeks, sest mulle lihtsalt meeldib nokitseda. See ei tähenda muidugi, et mul alati nii hästi see välja tuleks, aga vähemalt mul on lõbus ja pärast saab naerda, kui on ahi üle kõletud. Et vähemalt ei hakka igav. Nii, aga miks te teete neid mökusid üldse? Sellest ma nagu ei saa aru. On see nagu vajalik? Üks põhjus, miks ma arvasin, et miks oma emad kasvatavad oma lastest mökud, on see, et nad võib-olla tahavad, et nad naise leiaksid, nad läheb minema. Aga nad on nii nunnud ju! No kuidas sa ei hoolitse? Nad on nii nunnud ju! Sest ma ise olen ka käinud nagu sõbrannal külas, endiselt sõbrannal, ja tal on nagu nii armas poeg, et ma isegi tahaks nunnutada, sest tal enda ema nagu ei tee seda absoluutselt. Minul on kahju, et nagu lapsega ei räägita, öeldakse, et mine oma tuppa ja ole seal ja jäta rahule ja ära räägi minuga. Et ma saan täitsa aru, aga see ei tähenda, et kui mökud saavad täisealiseks, siis on ju võimalus ennast ise muuta. YouTube'is on vähemalt hästi palju videosi Eesti, just inglise keeles kahjuks, aga mögu võiks inglise keelega ära õppida. Et kuidas ennast muuta? Mina olen ka ennast põhimõtteliselt ajaga tohutult muutnud, sest ma ei olnud möku, aga ma olin täielik tallaalune, ütleme otse välja. Sükene koduperenaine, kes tegi kõik ette taha ära ja lasi ennast täiesti ära kasutada ja põhimõtteliselt selline, kes vastu ei hakanud ega midagi, kui midagi ei meeldi, mis see kannatas ära. See pole ka nagu okei. Ja mina õppisin, kuidas teistsugune olla. Ma ei tahtnud niimoodi elada. Ükskõik milline sa oled, sul on võimalik seda muuta. See on täisealine. Sa ei saa pugeda selle taha, et mul ema rikkus ma ära, mul isa rikkus ma ära, blablabla. Vähestel on olnud ideaalne lapsepõlv. Sellest keegi kasvata tuleb ka palju nagu neid asju, mis on valesti. Kõik, mis on lõpuks olnud, sa pead ise need korda tegema. Ja Eels Blues on ju New Yorker. Sobib mu tatokatega. Et aga miks sa oled möku? Ära ole enam. Ära ole. Võtta kätte ennast. Sest ma ütlen ausalt, et mulle naised välimused väga meeldivad, aga põhjus, miks ma naistega ka suhtes ei ole, ongi see, et nad on liiga naiselikud. Ma ei taha, et nad on natuke liiga õnnekesed. See, et mees on tundlik, ei tähenda, et ta peaks olema möku. Ta saab olla tundlik ja siiski mees.
et see, mis onu ütles, et ei saa mõlemad korraga, et sul ei saa olla Mr. Grey ja siis nunnukas koos, et saab küll. Anu, palun ära tule minu meest võtma. Please. Aga minul on selline. Ma ise ka ei arvanud varem, et niimoodi saab, et sa saadki valida ühe kahest. Aga tegelikult kõik on võimalik. Aga sinna juurde ütlen ka see ei tähenda, et mökud inimestele ei meeldiks. On inimesi, kes tahavadki, mees on tallalune suss ja kodus ja toimetab lastega ja tegeleb seal ja lihtsalt ongi põhimõtteliselt lükata, tõmmata ja alust eest ära. Et iga ühele oma. Et selles suhtes, et nii palju kui inimesi on ka suhtestandardid. Et las inimesed olla täpselt nii, nagu neile suhtes meeldib olla. Aga naised võiksid ikkagi olla ka naised ja mehed võiksid ikkagi olla mehed.